Armsad sõbrad, kätte on jõudnud paastoaja 3. pühapäev, mil meid kutsutakse tõstma oma silmi üles Jumala poole, sest tema on see ja tema on ainus, kes võib meid päästa, hoida ja igavesse ellu juhtida. Tänase pühakirja lugemise me leiame Piibli viimasest raamatust, Johannese ilmutusraamatu 3. peatükist, ja tegemist on ühega nendest kirjadest, mis selle raamatu alguses läkitatakse 7 Väike-Aasia kogudusele. Seekord on tegemist Laodikeia kogudusega ja see kiri on mõnes mõttes erinev kõigist teistest. Ütlen kohe ette, et see erinevus ei ole midagi, mille üle peaksime suurt rõõmu tundma, kuna Laodikeia kogudus oli ainus, kellele saadetud kirjas issandal ei olnud selle koguduse kohta ütelda mitte kui midagi head. Me kuuleme siit ainult laitust, aga muidugi ei jää laitus issanda viimaseks sõnaks, vaid ta manitseb, ta julgustab, ta kutsub, sest tema tahe ei ole mitte see, et keegi, kes teeb ülekohut või on taganenud õigusest, hukkuks, vaid et ta pöörduks, meelt parandaks ja võiks saada päästetud. Aga kõigest sellest kohe lähemalt. Esmalt ma loen teile ette selle kirja Laodikeia kogudusele Johannese ilmutuse raamatu 3. peatükist. Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki, ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti, siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada, ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kunagine Laodikeia linn asus praeguses Türgis ning paiknes ühe suure ja tähtsa kaubatee ääres. Selle kaubatee äärde jäid 7 ilmutusraamatus nimetatud linnast tervelt 5. Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia ja Laodikeia. Sellel ajal, kui ilmutuse raamat kirja pandi, kuulus Laodikeia Rooma Aasia provintsi koosseisu. Niisiis tegemist oli Rooma riigi osaga või vähemalt Rooma ülemvõimu alla kuuluva piirkonnaga. Selle piirkonna nimi, kus Laodikeia asus, on Früügia ja Laodikeiast kujunes Früügia jõukaim linn. Nii kaubanduse poolest kui ka selle poolest, mida seal toodeti. Sest et selle linna peamiseks sissetuleku allikaks olid
must peenvill ehk siis mustade lammaste villast valmistatud vill, lõng ja rõivad. Ja lisaks oli Laodikeia kuulus ka seal toodetud tervendavate võiete, arstimite poolest. Iseäranis nimetavad vanad autorid silmasalvi ja kõrvasalvi. See kõik on oluline just nimelt seda silmas pidades, mida Issand oma kirjas Laodikeia kogudusele ütles. Nagu ma juba nimetasin, kui teistes kirjades, mis on neile Väike-Aasia kogudustele saadetud, nimetatakse ikka ka midagi positiivset ja iseäranis on väga positiivne eelnev Philadelphia kogudusele saadetud kiri, siis kirjas Laodikeia kogudusele ei ütle Issand mitte ainsamatki head sõna selle koguduse sealsete kristlaste kiituseks. Vastupidi, tal on öelda ainult halba. Tegemist on leigete ja küllap ka lodevate eneseimetlejatega, enesega rahul olevate inimestega, kes on kaotanud täielikult igasuguse usulise innukuse. Aga vaatame seda kirja algusest peale. Selle alguses nimetatakse kõigepealt kirja läkitajat. Läkitajaks on Issand Jeesus, kes on ustav ja tõeline tunnistaja, kes on kehastunud tõde. Tema kohta öeldakse, et ta on aamen ja aamen tähendabki tõde, midagi, mis on absoluutselt kindel ja tõene. Tema on kehastunud tõde ja see tähendab, et see, mida ta nüüd ütleb, mida ta kirjutada laseb, on samuti puhas tõde. Kahjuks väga otsekohene ja karm tõde. Meile öeldakse ka, et ta on algus, võiksime tõlkida ka allikas või algallikas. Ja see tähendab, et kõik, mis on loodud, pärineb temast. Ilma temata ei ole loodud midagi, nii nagu Püha Johannes ütleb oma evangeeliumi alguses. Ja konkreetselt tähendab see nii Laodikeia kristlaste kui meie kõikide puhul, et kõik, mida me omame, kõik, mis meil on ja kõik, mis me ise oleme, see on mitte ainult tema looming, vaid see on tema kingitus meile ja see kuulub viimselt temale. Ka meie ise kuulume viimselt temale. Issanda käes on kõik. Issanda käes on meie minevik, meie olevik, aga samamoodi on täielikult tema käes ka meie tulevik. Seda nii siin selles maailmas kui igavesti. Ja iseäranis viimast peame me väga hoolega meeles kandma ja silmas pidama. Sest ainult need, kelle algus, nagu siin öeldakse, on Kristus. See tähendab, kes on temas uueks loodud, kes elavad temas, kes püsivad temas, kes elavad temast, sest tema on kõige olemise ja elu algallikas. Ainult need pärivad igavese elu taevases kirkuses. Ainult Kristuse läbi, mitte mingil muul viisil. Ja kui me temast lahti laseme, temale selja pöörame, temast lahti ütleme, siis me kaotame igasuguse lootuse. Siis on nii, nagu Issand lasi kirjutada Laodikeia kogudusele, sa ei ole ei külm, see tähendab, sind ei ole meeldiv palaval päeval juua nagu vett, see on see võrdpilt, sa ei ole kuum, tuline, vaid sa oled leige ja sellepärast ma sülitan su välja. Tegelikult see sõna, mida siin kreeka keeles tarvitatakse, tähistab midagi palju ebameeldivamat, nimelt oksendamist. Ja see on tegelikult päris hirmus, kui me mõtleme, et Issand ütleb kellegi kohta, et sa ajad mul südame pahaks, sa paned mind öökima. Kole, eks ole. Ega me ei tahaks selliseid sõnu rääkida. Ja sellepärast tõlkigem siis nii, et
ma sülitan su välja, aga ega seegi ju palju parem ole. Ainult need, kes jäävad Kristusesse, võivad pärida igavese elu taevases kirkuses, ainult neil on tulevik nii siin selles maailmas kui igavesti. Paraku olid, nagu juba öeldud, Laodikeia kristlased sellest väga kaugel. Õigupoolest polnud nad mitte midagi. Nad olid tühi koht, kuigi nad ise pidasid ennast rikkaks ja igati kindlustatuks. Issand ütleb, ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, oleksid sa ometi külm või kuum, aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Ma tean su tegusid. Neid ei ole ja sellepärast sa oled tühi koht. Laodikeia kristlased näisid hoolivat õigupoolest vaid iseendast ja sellest käesolevast hetkest. Nad olid enestega rahul ja seda paraku täiesti maistel, võiksime öelda lihastel põhjustel, mis seondusid Laodikeia linna elu ja käekäiguga. See, mida ma ennist nimetasin, millel rajanes Laodikeia jõukus, mustal peenvillal ja arstimitel. Nad arvasid, et nad on rikkad, küllap nad kandsid häid peenvillaseid rõivaid ja neil polnud muret oma tervise pärast, sest neil olid käepärast mitmesugused tervendavad salvid. Kõik oli hästi nende arvates. Aga paraku oli kõik halvasti issanda arvates, sest selles enesega rahulolus nad olid pööranud selja issandale, nad olid kaotanud, nagu juba öeldud, oma usulise innukuse. Neid ei huvitanud miski muu kui see, et praegu oleks hea ja tore olla. Ja sellepärast käskiski issand Laodikeia kogudusele kirjutada, selleks, et näidata talle, millises enesepettuses ta elas. Ta kirjutab või ütleb, sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Mõtleme nüüd, milline iroonia, millised karmid teravad sõnad. Ühe linna elanikele, kes elavad jõukuses, rikkuses, kellel on peened riided, kellel on kõikvõimalikud arstimid, sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Mis kasu sul on sellest peenvillasest, kui sa tegelikult oled alasti? Mis kasu on sul silmasalvist, kui sa tegelikult oled pime? Kõigest sellest, millele Laodikeia koguduse kristlased olid oma lootuse pannud, ei ole vähimatki kasu. Ainus, mis võis seda kogudust veel päästa, oli oma armetuse, oma vaesuse, oma viletsuse, oma alastuse tunnistamine ning alandliku palujana issanda ette tulemine. Selleks, et anuda tema käest seda, mida ta tõeliselt vajab. Meile öeldakse, et issand ütleb, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silmasalvi, et võida silmi. Issand on armuline, ta ei taha neid, kes on leiged, välja sülitada, vaid ta annab neile oma halastuses head ja ainumõeldavat nõu. Aga kõik see, millele nad olid seni ennast rajanud, oli tühine. Sa arvad, et sa oled rikas, aga tegelikult ei ole sul midagi. Osta minu käest kulda. Sa arvad, et sa oled rõivastatud oma uhkes mustas peenvillases, aga sa vajad valgeid rõivaid. Sa vajad õigust ja pühadust, mille ainult mina, issand, võin sulle anda. Ainult mina võin katta kinni sinu patud ja süü.
sa arvad, et sa näed, aga tegelikult vajad sa silmasalvi, mille mina võin sulle anda ja see on usk selleks, et näha omaenda tõelist olukorda, aga veelgi enam, et näha Jumalat, tema armu ja seda päästet, mida Jumal meile kõigile tahab kinkida. Kui siin on juttu ostmisest, osta minu käest, ütleb Issand, siis me ei tohi unustada, et me ei saa seda kõike nii-öelda osta raha eest, vaid meie ainsaks nii-öelda maksevahendiks on alandlik ja kuulekas süda. Nii nagu me võime lugeda ka prohvet Jesaja raamatust, kus väga selgelt öeldakse, et see, mida Issand nii-öelda ostmiseks pakub, on tegelikult tasuta ja seda on võimalik ainult alandlikult ja usus vastu võtta. Prohvet Jesaja kirjutab, hoi kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Pöörake kõrv ja tulge mu juurde. Kuulge mind, siis on teil edu. Mina teen teiega igavese lepingu, samasuguse nagu oli mu osadus Taavetiga. Just seda sama tõotab Issand nüüd Laodikeia kogudusele. Ja ta tõotab seda jätkuvalt meile, ta kutsub meid jätkuvalt, sest tema on see, kes annab, nagu siin samas ilmutuse raamatus päris lõpus öeldakse, janusele ilma tasuta eluvee allikast. Ta annab meile ilma tasuta, puhtalt oma armust. Aga siin ei tohi me unustada, et see on tasuta meile, kes seda armu vastu võtame, ei tähenda, et selle eest poleks olnud tarvis maksta. Seesama Issand, kes pakub janusele eluvett ilma rahata, ilma tasuta ning kes pakub mitte ainult Laodikeia enesega rahulolevatele kristlastele, vaid meile kõigile tules proovitud või tules puhastatud, sulatatud kulda ning tõeliselt tervendavat nägijaks tegevat salvi ja päästerüüd, neid valgeid rõivaid. Tema on ostnud Jumalale, nagu ilmutuse raamatus öeldakse, oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja pagana hõimudest. Tema on meid ostnud oma püha kalli verega, ta on maksnud ülikallist hinda meie eest. Ja seeläbi on ta teinud meid, nagu taas ilmutusraamatus öeldakse, kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale, nii et me võime hakata valitsema kuningatena üle ilmamaa. See ei ole nüüd öeldud mitte meie enese uhkuseks, vaid selleks, et näidata meile, et Jumal tahab meile kinkida oma armu ja õnnistuse ja elu ja kirkuse täiuse. Aga selleks on vaja lasta lahti meie oma õigusest, meie uhkusest. Laodikeia rahvas võis olla uhke oma musta peenvillase üle, aga selleks, et pärida igavene elu Jumala kuningriigis, on vaja uut ja puhast pulmarüüd, on vaja valgeid rõivaid selle patu musta asemel, mida me kanname iseenesest. Selleks on vaja uut, puhast rõivastust, säravvalget ja seda me ei saa mingil muul viisil, kui ainult siis, kui mitte meie riided, vaid meid endid Jumala talle veres puhtaks pestakse. Tema on meid lunastanud, tema on meid ostnud, tema tahab meid puhastada ja jätkuvalt pühitseda ja igavese elu tarvis valmistada. Me näeme, et kõigi nende karmide sõnade eesmärgiks, mida me lugesime, ei olnud mitte Laodikeia kristlaste häbistamine, vaid nende päästmine.
nende aitamine, nende kutsumine pöördumisele ja meeleparandusele. Mille pärast? Armastuse pärast. Issand ütleb, keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Need sõnad on mõeldud ka meile. Ta armastab meid kõiki ja sellepärast ta kutsub meid tagasi. Kui oleme eemale läinud, kui oleme temast ära pöördunud, kui oleme eksiteel, siis ta kutsub meid tagasi, sest ta armastab meid. Ta kutsub meid, et me parandaksime meelt ja päriksime igavese elu. Ei ole mingit põhjust kahelda, et issand tahab kõigile kõige paremat. Ta ei taha mitte kellegi ees sulgeda taevariigi ust. Ta ei taha seda lukku panna, ilma et inimestel oleks lootust. Vastupidi, ta kutsub meid. Ta annab meile lootust. Ta kinnitab, et ta seisab uksel ja koputab ning on valmis jagama õhtusööma aega, see tähendab iseennast ja oma elu kõigiga, kes tema häält kuulevad ja talle avavad. Nagu Laodikeia kristlased, nii võime ju meiegi teinekord arvata, et meil on kõik olemas, et me saame hakkama, et me oleme tublid, et meile piisab meie oma rikkusest ja tarkusest ja tunnetusest ja õigusest. Aga meil ei piisa sellest, sest kui meil on ainult see, siis me ei ole mitte midagi, nii nagu ei olnud mitte midagi Laodikeia kristlased, kellele issand selle läkituse saatis. See, mida issand meile tõotab, on tõeline ja see on midagi mõõtmatult enamat, kui me oskaksime arvata või loota. Ta ütleb, kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Kuidas Kristus on võitnud? Oma kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi. Ta on võitja ja Jumala ainusündinud pojana istub ta oma isa troonil. Ja ta tahab, et meie oleksime ka seal. Et ka meie viletsad, armetud, patused inimesed võiksime olla seal koos temaga igavesti. Kandes valgeid, säravaid rõivaid, olles pestud puhtaks tema pühas ja kallis veres, olles tehtud nägijaks, olles saanud tema armastatud lasteks, Kristuse vendadeks ja õdedeks. Mis on selle kõrval kogu jõuka kaubalinna rikkus või peened rõivad või isegi ihulik tervis? Vahel öeldakse inimestele näiteks sünnipäevaks õnne soovides, et ma soovin sulle tervist, sest see on kõige tähtsam. Jah, tervis on siin selles maailmas ilmselt kõige tähtsam, aga seegi ei ole midagi võrreldes sellega, mida issand on meile tõotanud. Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju, ütleb Jeesuse evangeeliumis. Ja tõotab oma lunastatuile igavese rõõmu ja kirkuse selles taevases linnas, taevases Jeruusalemmas, kus nii nagu Johannese ilmutusraamatus öeldakse, ei ole vaja ei päikest, kuud ega isegi templit, sest issand kõige väeline Jumal on selle tempel ning tall. Tema on meie valgus, tema on meie elu, tema on meie kõik. Kui vaid need, kellele seda rõõmusõnumit kuulutatakse, kasutaksid neile antud kõrvu selleks, milleks need on ette nähtud. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb oma kogudustele. Sellega lõpeb see läkitus, sellega lõpeb see osa ilmutusraamatus, kus on need läkitused. Teil on kõrvad. Milleks? Selleks, et kuulda, mida vaim, mida Jumala vaim teile ütleb. Selleks on meile antud kõrvad, et me kuuleksime Jumala sõna. Selleks on antud meile silmad, et me näeksime issandat ja tema päästet ja võiksime pärida igavese kirkuse tema taevases riigis. Ja kui ta meid teinekord noomib ja manitseb
isegi nii karmilt, nagu ta noomib ja manitseb Laodikeia kristlasi selles meie tänases pühakirja lugemises, siis me võime teada, ta teeb seda ainult armastuse pärast. Selleks, et me võiksime istuda tema troonil koos temaga igavesti.